Meil kõigil on. Meil kõigil on nüüd balti-saksa päritolu. Aastasadu kestnud väärispuu tähistamas sugu. Saksu teeninute põlled on tuhas, uhutud ja nagu eile kootud uued ajatraditsiooni kangastelgedel. Me mõisu vaatame ja avastame ajalugu. Ei enam orjaööde häbipinke, sest üks hoopis hullem sortsi sugu on meid aastasaja algusesse paisanud. Me vabadusest hõiskav hääl on esialgu raudust pääsend libahundi oma. Ei ole viisakas, sest nõnda kainelt rääkida, kuid usun, et just nõnda väärib meie uhkus Eestimaad. Aitäh, Katrin. Ja nüüd on viimaseks ettekandeks sõna Marju Lauristinil, kes ka kordab seda enerida, et meil kõigil on nüüd balti-saksa päritolu. Palun. Ma ei taha vastata nendele vastamata küsimustele, millest rääkis Fred Buss ja millest mõni üllatav vastus tuli veel pärast seda, sest tõesti see fakt, et see perekonna nimeta Sivimutt, kellest on enne rääkinud, osutus tema isa onutütreks. See tuli välja alles tõesti pärast seda, kui isegi juba selle raamatu käsikiri oli valmis. Nii et ikka tasub vaadata arhiive ja tasub vaadata ka geenid, sest tegelikult tulis välja geeni järgi. Kuna geenis oli nimetatud seda seost selle Estri ja Ene vahel, kelle kirjad on tõesti arhiivis, aga kellest ka arhiivi need kirju andes ei olnud teada, et nad nii tihedasti sugulased. Ja Ene ka ei teadnud, sest kirjade sisus on palju juttu sellest, kuidas me sugulased oleme ja kumbki pool ei tea. Nii, aga mina tahan rääkida nüüd tegelikult hoopis sellest, mis me võiksime nüüd edasi teha seltsiga, kuhu me võiksime minna, missugustesse radadesse me nagu võiks eksida jälle. Selge see, et Mihkelsoniga tegeldes me ilmselt ikka jälle eksime mõnda tihedasse metsa või uude maastikku, mida me seni ei ole tundma õppinud. Ja kuna siin eile juba oli juttu, Hasso esitas meile erinevad variandid sellest, kuidas Mihkelsoni saab tõlgendada, mis tasandeid välja tuua. Ja mäletame eilsest Hasso ettekandest, et seal oli 4 ja esimene tasand oli siis ajalooline ja eksistentsiaalne. Siis muidugi kõik need jutud sellest, kust siis see põlvnemine ja mis minevik on tähendanud ja nii edasi, seostuvad eeskätt selle tasandiga. Ja muidugi selle tasandiga ka on seotud kõige rohkem neid avalikke igasuguseid arutelusid ja küsimusi, mitte siis ainult siin seoses Ene Mihkelsoniga, vaid ka praegu üldse Eestiga ja Eesti ja välismaa seostega ja nii edasi. Ja üldiselt võime rääkida siis teatud niisugusest identiteedi huvist ja muidugi Enel juba, nagu me nägime nendest suguvuse otsingutest, oli endal ka väga huvitav ja oluline see identiteedi teema ja see on näha muidugi tema luuletustest. Me teame neid, ma arvan, paljusid ju kõik peast juba, alates siis juba 79. aastal kirjutatud sellisest toredast värsist istun ma liikumatult murelik, kurv, vihane, salakaval, kahju, rõõmus eestlane. Ikka on ümber vaikus, millest maailm täiest kõrist püüab läbi kisada. Muidugi 79. aastal see olukord, kuidas maailm püüdis läbi kisada, oli sootuks teine, kui me praegu ette kujutame, sest siis seda maailma häält jõudis Eestisse ikkagi palju vähem kui praegu. Aga see situatsioon on, ma arvan, meile kõigile tuttav, mis on aga siin oluline on see, et see on üks niisuguseid väheseid kohti, kus Mihkelson selgesti ütleb maa eestlane.
tähendab nii üheselt ennast ka määratleb just läbi rahvusliku identiteedi ja tuleb siin ka muidugi välja seesama eestlase ja siis muu maailma vaheline pinge. Traditsioonilise niisuguse Eesti rahva, võiks öelda ka ohvri kuvandiga oli Michelson sellises väga iroonilises suhtes. Siin on toodud üks niisugune luuletus, kus on hästi sellises kompaktses vormis esitatud see eestlase narratiiv. Küll meid ka saab tuldud, mindud, küll meid võidab, küll meid saab pillutud, kus jälle leidub keel ja meel saab kokku see, mis kistud lahku. See niisugune meiega toimunu, kus meie selgesti on eestlane, kus meie selgesti on rahvuslik. See on Enel, nagu ma ütlesin, alati väikese sellise kõrvalpilguga näidatud ja neid konkreetseid luuletusi, kus näiteks on neid isamaalise diskursuse tüvitekste ühel või teisel viisil viidatud või nimetatud, me võime neid, ma usun kõik, kes on enne luuletusi lugenud, mitmeid tuua. Võib-olla kõige drastilisemad on 2 Kalevipojaga seotud luuletus sellest Kalevipojast, kes ei ole kaotanud mitte ainult jalad, vaid ka teised olulisemad kehaosad ja kuidas sellest on siis saanud see niisugune rahva pühakuju. Aga tal on ka teisi siin juba eelmistes ettekannetes siin Tiina omast tõlkega seoses toodud see, kus on neid seda oli see just Leedu tõlkes, kus oli neid nimesid, eks ole, reas, Aida Vidrid ja nii edasi, ühesõnaga kogu see niisugune isamaaline, võiks öelda standarddiskursus oli Ene jaoks küsimärgistatud. Ja mitte sellepärast, et tal ei oleks olnud kas laulupeal või Eesti lippu vaadates hardaid tundeid, vaid sellepärast, et tema vaateviis põhimõtteliselt ei olnud mitte niivõrd müüte kinnitav, kui pigem müüte nii-öelda kahtlusele seadev ja isegi peenelt öeldes dekonstrueeriv. Peale selle Ene enese tunnetusest, ta on seda öelnud ka nii oma intervjuudes kui proosa tekstis, siiski oli see niisugune teatud rahvuslik ambivalents ja kui siin Fred Bussi ettekandes oli nagu selgelt ja positiivistlikult öeldud kõige selle kohta ei ole mitte, siis Enel kirjanikuna autorina oli vabadus ikkagi küsida, kas ikka tõesti ja võib-olla ikka küll ja mis siis oleks olnud kui. Ja tegelikult niisuguste küsimuste taga on Ene siiski väljendanud ka oma teatud, siis öelda, emotsionaalset seotust, mitte siis ainult selle Eesti kitsamas mõttes rahvusliku pärandi, vaid ka laiemalt võttes selle Eestimaa või siis ka ütleme siis nii-öelda selle Balti pärandiga. Ja siin me näeme, ta on öelnud Ahasveeruses, kui ma neid mõisahooneid ja parke vaatasin, olin nii siin kui seal. Ma ei julgenud isegi rääkida, kui seal ma end tundsin. Valmistades seda koguteost me käisime, sellest oli juttu, Mart Velskri ja Siri Oleskiga need seal kohad ka läbi, need mõisad, millele Ene viitas ja vihjas, siin on ka pilte nendest seinte peal, näiteks siin vasakul keskel see on Käsukonna mõisapark suurte vahtratega, see on see koht, kus käisid koolis nii Ene isa kui ema ja kus siis hilisemalt oli rahvamaja, siis veel oli raamatukogu ja kui meie sinna jõudsime, siis oli see kinni löödud ja seal ei toimunud enam midagi. Aga neid kohti, kus siis midagi muud toimus, on ju ka näha, me olime ka Rägavere mõisas, just enne oli juttu siin Galina Ponomarjova ettekandes, et osutub, et Enel olid tegelikult Rägaverega hoopiski laiemad ja tihedamad suguvõsalised seosed, kui me ka siis sinna sõites eeldasime. Aga et need seosed olid ka puht niisuguses
keskkonna mõttes sellele muidugi me teadsime, viitas juba see, et Ene jaoks need vahtrad, mis olid nende mõisate parkides ja eriti Rägavere punased vahtrad, me nägime neid Rägavere mõisa ees, kaunid punased vahtrad, olid talle nii tähenduslikud, et ta istutas isegi oma maakoju, otsis eraldi. Reet mäletab aastaid minu meelest puukoolidest, kui saaks punase vahtristikuid. Ja kui me siis sõitsime Mardi ja Sirjega sinna Rägavere mõisa sisse, nägime seal õue peal või seal pargis neid suuri punaseid vahtraid, siis see oli niisugune nagu ahaa või tere elamus, et nüüd teame, kus siis see Ene armastus nende punaste vahtrate vastu ikkagi pärit on. See niisugune salamisi tunne, mis on seotud sellega, et me oleme seal sama palju kui siin, see oli Enet saatmas ja kõik see Balti-Saksa päritolu, millest see luuletus ka rääkis, mida siin juba ette loeti, see oli seotud mingis mõttes ka sellise, jällegi teatud protesti võib-olla hoiakuga selle klassikalise 3 isamaakõne käsitlusega. Ja kuna Enet huvitasid kõik võimalikud ka sotsiaalteaduslikud teooriad, siis ta luges väga suure huviga Norbert Eliassi tsiviliseerimisprotsessi teooriat, see on selles valges antropoloogia sarjas 2 köidet, igaüks võib seda lugeda, keda huvitab. Ja seal, kes on lugenud, teab, kirjeldatakse ju väga konkreetselt, kuidas moodi toimus siis nendes ühiskondades, mis on siis niisugused aristokraatiaga, väga tugev aristokraatiaga ühiskonnad, väga konkreetsete kommete liikumine siis tipust õukonnast siis madalamatesse aadlikihtidesse kuni siis talurahvani välja ja just nimelt väga konkreetsed sellised kehalised normid ja piirid, mida tohib, kus, mida teha, kuidas moodi laua taga süüa, kumbasse kätte võtta kahvel nuga ja nii edasi. Ja Ene on oma nii nendes kirjanduslikes tekstides kui ka oma mälestustes, mis ta on jutustanud, rõhutanud, et tema ise oma lapsepõlve kogemusest mäletab, kui tähtsaks peeti sama latsil või sellel matsil seda, et mõisas oli õpetatud, kuidas tuleb meestesärgi varrukaid triikida. Ja siis kõik need floksi peenrad ja loubed ja nii edasi, tähendab neid nii-öelda võiks öelda materiaalseid tsitaate või artefakte, mis sisuliselt on tsitaadid sellest nii-öelda mõisa kultuurist ja mõisa ka komberuumist, nagu armastab meie kunagine president rõhutada, nende tulekut eestlaste igapäevasesse pruuki Ene sidus või nägi selles just nimelt selle tsiviliseerimisprotsessi näidet, kus juures eripära meil oligi see, et kui ütleme Prantsusmaal oli tegemist enam-vähem nii-öelda ühe, võime öelda ka rahvuskehandi piires selle protsessiga, et siis meil liikus see tsiviliseerimisprotsess ülalt alla ka nii, et ta liikus üle keelepiiri, liikus siis nii-öelda saksakeelsest eestikeelsesse keskkonda. Ja selle tõttu siin tuleb ka nüüd juba sisse see küsimus koloniseerimisest, dekoloniseerimisest. Seda, et Ene ei armastanud neid teoreetilisi mudeleid otse rakendada oma enda loomingu peale, sellest on olnud mitmed kordi juba siin juttu 2 päevaga ja see sama puudutab tegelikult sama koloniseerimise ja dekoloniseerimise ja postkoloniaalsuse teooriaid. Sest ühelt poolt on täiesti ilmne, et kõik see, mida me loeme kujuskeset väljakut, ja muidugi otsesõnu ka niisuguses väga, võiks öelda lausa, mitte siis niivõrd kunstides, kui isegi lausa mingis esseistlikus tekstis Nimevaevas, mis räägib raskustest, mis on lahti saamisel sellest pärandist, sellest mõttemustrist või käitumismustrist, mida on toonud sisse Nõukogude aeg. See on väga hästi nagu kuidas öelda, ma tahaks öelda sobituv, ta tõesti klapib väga hästi selle teooriaga, mida on Epp Annus ja tema uurimisrühm arendanud ja rahvusvaheliselt saanud tuttavaks selle postsotskolonialismi, tähendab postsotskolonialismi või sotskolonialismi kontseptsiooniga.
ja mul on kahju väga, et Eneken jäi haigeks, Eneken ei saanud teha oma ettekannet, sest et küll ettekannet lugemata, aga olles temaga sellest rääkinud, tegelikult see Kujukeset väljakut on ikkagi väga niisugune väga markantne tekst selles mõttes, et ta tõesti väga nagu lähivaates ja seest poolt näitab seda koloniseerimist, mis toimus läbi Nõukogude hariduse, tehet poolt ka sellest nagu vabanemist, välja tulekut, seda iroonilise nihke saavutamist ja Nimevaevas on seda protsessi ikkagi lausa igakülgselt väga mitmetes episoodides kirjeldatud, nimetatud ja see nimi ise Nimevaev. Ma usun, et see on väga, väga tabav sellest sama vabanemisprotsessi kirjeldamiseks. Samas aga on selge, et kui me võtame nüüd kogu selle sama Eesti ja eestluse ja Eesti rahvusliku identiteedi ja toome siia sisse selle Saksa koloniseerimise probleemi, siis siin on asjad keerulisemad ja see luuletus, mida siin loeti Balti-Saksa päritolust, seal on ju see väga oluline rida, sest üks hoopis hullem ei enam orjaööde häbipinke, sest üks hoopis hullem sortsisugu on meid aastasaja algusesse paisanud. Me vabadusest hõiskav hääl on esialgu raudust pääsnud libahundi oma. See niisugune nagu teise kihi koloniseerimine, teise kihi dekoloniseerimine, mis on mitte ainult Eestis, vaid on ka teistes nendes Ida-Euroopa riikides ju toimunud. Selle teema kaudu tegelikult võib tuua hoopis huvitavaid järeldusi ja hoopis uusi küsimusi, mida me võiksime võib-olla arutada ja analüüsida siin eesseisval aastal. Mul on niisugune mõte, lugedes need tekste, et me võiksime oma järgmise Mihkelsoni päeva aasta pärast võib-olla suurel määral äkki pühendada sellele identiteedi temaatikale, sellele koloniseerimise, postkoloniseerimise identiteedi temaatikale, teha seda koos Tallinna Ülikooliga. Selle seltskonnaga, Mirjam on siin, ma Mirjamil nimetasin, see seltskond on tegelenud väga tõsiselt nende probleemidega, aga väljaspool tegelikult siiski neid nii vastuolulisi nagu nüansse, mis siin tulevad just kirjandusest ja eriti nüüd Mihkelsoni teostest nagu esile ja peale selle sama identiteedi teemaga ju seostub ka üldse see kollektiivse ja individuaalse identiteedi probleemistik. Nii et see ma arvan on asi, mida võiks uurida just ka läbi Mihkelsoni tekstide palju konkreetsemalt. Mihkelson ise muidugi jõuab ka teistsugustele tundehoovustele selle teemaga seotult siis, kui Eesti juba oli vaba ja juba kõik see maailma hääled tulid sisse hoopis teisel kujul ja võiks öelda siis tegemist oli kolmanda koloniseerimise lainega, kui uskuda mõningaid teoreetikuid ja kui Hennoste peab juba noor Eestit, eks ole, enesekoloniseerimiseks, siis see uus enesekoloniseerimine, mis on toimunud Euroopa Liiduga seoses, see on ka omaette väga huvitav teema ja Enel on siin ka seda teemat juba ka 97. aastal luulevormis käsitletud. Aga siingi ta toob sisse selle suure küsimärgi, mis on talle nii omane, kui ta ütleb, et teist korda eurooplase tung koolutab pastlaid. Just nagu olles nõus Hennostega ja selle sama, et esimest korda oli ikkagi see sama noor Eesti, see Euroopa tung, see koloniseerimine. Aga teiselt poolt ka sellega vaieldes, nagu ta ka vaidles ise tegelikult, kui ta luges neid artikleid, kui ta toob sisse selle, et salamärk esitleb vöökirja mustreil neist ometi hoolimata. See sama hoolimine, mitte hoolimine, mis siis jääb, mis siis on see oluline protsess, mis on mingi saatemuusika ainult. Firmalised ikka jälle Põhjamaa unede unes taevaäärt hoiavad püsti. All ja ülailm värvilistes niitides koguni sulavad üheks, kuhu nüüd tõusta või kukkuda.
Ja kuna eile ka oli juttu sellest nii-öelda horisontaalsest ja vertikaalsest mõõtmest Hasso ettekandes ja Hasso artiklis on sellest juttu, siis seesama vertikaalne mõõde, mis viib nii-öelda nende juurte ja sügavike juurest hoopiski sellistesse päris transcendentsetesse kõrgustesse. See on siingi välja toodud, kui seda niisugust horisontaalset, seda sama koloniseerimist tasakaalustavana. Ja muidugi need uued kogemused, need veelgi enam on teravaks muutnud seda Eesti kui saare niisugust kujundit. Saare metafoor esineb Enel väga mitmetes luuletustes ka varem juba. Näiteks üks minu meelest väga oluline on see luuletus, kus ta räägib sellest, et püüame saart hoida koos. Tähendab see niisugune selle väikese saare, mere keskel oleva saare kujund on talle väga omane. Aga siin ta ütleb ka väga selgelt teistpidi, et siin ei ole võimalik rahu, kui just ei taotleta reservaati, seda omaenese mudilat, mis kord juba olnud. Ja ta lõpetab, me elame Maarjamaal, kust Jumal on põgenenud, me külvame seemneid kaljule võõrastel maadel. Sama Jumala põgenemine ja Jumala olemasolu, kogu see, mina ütleks, et see on nüüd Hasso 4-ga ikkagi lisanduv 5. mõõde. Me natuke rääksime Hasso ka sellest, et see ei ole ei see eksistentsiaalne ajalooline ega lõpuks teistpidi ka see sama botaaniline või taimne, vaid ikkagi see kosmiline transcendentne mõõde on Enel väga tugev. Ja selle seos nüüd selle sama isiku identiteediga ja kuidas siin need asjad siis nagu avalduvad, mis siis see meie on ja mis siis see mina on. Ma arvan, et see on selline küsimus, mida ei ole väga lihtne, kui üldse on võimalik siis vastata, sest mina-mängud on, me teame, äärmiselt keerulised kuni selle sama mina mitte olemiseni, see olematust üheaegsuse mittemõistetavus, millest siin luuletustes juttu oli. Kui Jan Kaplinski on öelnud, kogu tema elu küsimus on olnud see, mis on mina, siis Ene küsimus pigem on see, mis on minatus ja ka mis on see meietus ja kuidas seda siis kõike mõista. Aga igatahes ma arvan, et siin on väga palju põnevat veel avastada ja just nimelt ka nii tekstid lähiselt neid küsimusi vastata püüdes läbi nende väga erinevate, Enele omaselt väga erinevates pööretes, erinevatest vaatenurkadest nagu antud määratuste kaudu. Ja sellega on siis meie tänased jutud nagu otsa saanudki ja mul on lihtsalt lõpetuseks väga hea meel ütelda, et meie jutud lähevad kuidagi järjest, ma ütleks, järjest sügavamaks, tõsisemaks ja põnevamaks. Meie eilsed laureaadid muide ka tunnistasid seda, et oma muljetes, kui nad siit läksid ära, et see oli neile ka mingis mõttes niisugune üllatav kogemus. Ja mul tekkis niisugune tunne, ka kuulates täna meie lugupeetud kirjanikke, kes kuskil juba 3. minutil vastates küsimusele, milleks kirjanikku vaja on, hakkasid seda vastust tõlkima, nagu Ene ütles, turgude keelde. Et need arutelud mitte turgude keeles, need küsimused, millel ei olegi võib-olla päriselt vastuseid. Kõik see tegelikult on üks tõestus, miks on vaja Mihkelsoni, miks on vaja kirjanikku, miks on vaja kirjandust, aga seda vastust tuleb endale ikka ja jälle kinnitada ja ka sellele meie keskkonnale nagu ikka ja jälle kinnitada ja seda saavad teha ainult seda laadi, just seda laadi suhtlus, mis ongi see nii-öelda seltsiline suhtlus. Ja ma nii-öelda enda poolt öeldes olen ise jõudnud niisugusele järeldusele, et sellel tehisaru ajastul
paratamatult, kus tehisaru hakkab ammendama kõike, mida inimene on suutnud selles ratsionaalses maailmas kirja panna ja teha. Ta suudab selle kõik läbi närida ja hetkega sealt välja sülitada mis tahes niisuguseid nii-öelda tompusid, mis tahes tulemusi. Et see ise sunnib meid tagasi ajas minema. Mitte selles mõttes, et nii-öelda kukkuma tagasi, vaid selles mõttes, et minema edasi tagasi. Minema tagasi ikkagi sellesse maailma, kus põhiline suhtlus oli inimeste vahel päris. Ja küsimus esitati üksteisele päriselt. Ja esitati nii, et vastused ei olnud enne aimatavad, vaid tõesti puudutusid neid tumekohti ja ootamatuid seoseid ja kõike seda, mis meil 2 päeva jooksul kõlasid ja mis meile ka seda raamatut tehes ikkagi jälle tulid ka Ene loomingust välja. Ja ma arvan, et Ene Mihkelsoni selts on just see koht, kus me harjutame ennast rääkima päriselt. Aitäh! Ja lõpetuseks siis identiteedist, see pilt Enest, ma panin selle lõppu, et see jääks meiega. Ene ise on öelnud, et nii kaugu elan, räägin, et sündisin saunas, ainult sauna kohal olid mäed, jääl jõustikud, mägiaasad sinetasid. Nüüd olen ma neid näinud, nüüd tean ma enesest rohkem.